Tere! Mina olen Mari-Liis Jääger, mina töötan Swedbankis ja minu ülesandeks on jagada rahatarkust Eesti rahvale. Ja täna oleme me Tallinnas Swedbanki peamajas ja UHI uues rahatarkuse keskuses, mis on mõeldud just noortele, nii et tulge oma klassiga meile külla. Aga täna räägime pettustest. Räägime, kuidas neid ära tunda, millised on enamlevinud pettused ja kuidas ma saan ennast siis nende pettuste eest kaitsta ja ka kuidas oma lähedasi kaitsta. Aga läheme edasi, et põhilised pettused ongi selline andmepüük, siis investeerimispettused, helistamispettused, ettemaksupettused ja neid on veel väga-väga palju. Aga kuidas pettused siis alguse saavad? Et tavaliselt saad sa kas SMS-i või kõne. Ja selle kõne või siis selle SMS-i või kirja eesmärk on saada sinult andmeid, ehk siis sunnitakse tegema midagi hästi kiiresti, et kui sa nüüd ei kliki seda või mingit ülekannet ei tee või andmeid ei sisesta, siis midagi juhtub, ehk siis ähvardatakse sind. Ja tihti kasutatakse selliste tuntud ettevõtete ja pankade logosid ja märgiseid. Nii et kui sulle tuleb näiteks sõnum, siis seal ees on juba panga nimi või on pandud sinna Eesti politsei või näiteks Tervisekassa. Ja eesmärk ongi saada ligi sinu kaardiandmetele või saada ligi sinu pangakontole. Ja kindlasti olete te saanud ka mõne sellise SMS-i, kus on öeldud, et selleks, et sa saaksid oma paki kätte, sisesta veel lisaandmeid või tee väike 17-sendine ülekanne, et mingi tasu on ikkagi tasumata või siis on vaja maksta veel tollimakse. Mida sa siis sellisel puhul teha saad? Et kui sa tõesti oled paki tellinud, siis vaata, millise kullerfirmaga sa selle paki tellisid. Ja tavaliselt sa oled ju kõik selle tasu juba ära tasunud, ehk sa ei peaks mingit lisatasu maksma. Kui siiski on see pakk jäänud kuidagi viibima, siis sa võid pöörduda otse selle kullerfirma poole ja otsi need kontaktid siis ametlikult kodulehelt või sellelt e-maililt, kui sa tellisid, et seal, mis need kontaktid olid antud. Ja alati võite ka teada anda, et sellised pettused on levimas. Mida veel, et vahel saadetakse näiteks e-mail, et uuenda oma panga andmeid. Et jaa, isegi pangad teevad seda aeg-ajalt, aga kui te saate sellise kirja, siis minge alati otse panka sisse, ise logige, ise kirjutage see aadress, et ärge kuidagi vajutage sinna lingi peale, mis on selles e-mailis. Või kui palutakse teil mingi arve tasuda, et jällegi lingist ära vajuta, mitte kunagi. Ja kui sa oled noor ja just saanud näiteks juhiload ja sulle tuleb selline sõnum, et sa oled kiirust ületanud ja et kui sa kohe maksad, siis on see näiteks trahv väiksem või et kui sa ei maksa, siis sa, ma ei tea, lähed vangi, ähvardatakse siin, et jällegi ära mine sellega kaasa, vaid pigem siis mine vaata sellistest ametlikest allikatest, kas sa tegelikult ka ületasid kiirust või mitte. Ja siis seal loomulikult maksa, kui sa oled selle kiiruse ületanud. Lisaks näiteks on selline, et hea klient, teie pangakontoga seoti äsja uus telefon. Kas see ei olnud teie? Kui ei olnud, siis minge aadressile ja kohe tekibki see tunne, et issand, mina küll ei ole mingit telefoninumbrit pannud ja tahaks kohe vajutada ja tegutseda, aga jällegi mõtle ennem, et seal on jälle see kiirustamine taga, emotsioon, et pigem mine ignoreeri seda või siis mine vaata, kas on tegelikult seotud või mitte, aga ära vajuta lingile. Siis näiteks on ka ahvatlev reklaam sotsiaalmeedias, et näiteks Notino, IKEA, Zara või siis teiste tuntud brändide poolt tehtud sellised kampaaniad või auhindade jagamised Facebookis, Instagramis, TikTokis, Telegramis. Ja seal on öeldud, et maksa 2 eurot ja sa saad näiteks eelmise aasta või eelmise hooaja asju, kilekoti täis, sa täpselt ei tea, mida sa saad, aga kui soovid sellest osa võtta, sellest loosist, siis pane oma kontaktid kirja siin. Esialgu tekib mõte, et isegi kui see on mingisugune pettus, et mis siis on, ma jään 2 eurost ilma. Aga tegelikult see ei ole nii, sest sa oled andnud oma andmed sinna
variant 1, et sulle igakuiselt hakatakse seda raha võtma. Variant 2 on see, et hiljem tulevad mingid tehingud, mis on hoopis suuremates summades. Või kolmas variant on see, et esialgu ei toimu mitte midagi ja sulle tundub, et võib-olla oli skämm, võib-olla ei olnud, aga midagi ma ei saanud, on ju. Ja umbes pool aastat hiljem hoopis hakkavad mingid tehingud tulema, ehk need andmed müüakse edasi, et tänapäeval ongi need andmed need, mis on nagu valuuta. Ja oli ka ükskord selline Facebookis reklaam, et oli nagu Tallinna lennujaam ja jällegi oli võimalus osa saada nendest kohvritest, mis on siis inimesed on unustanud või pigem on nad nii-öelda kaotsi läinud ja et sul on võimalus saada üks kohver, sa ei tea, mis seal sees on, aga võtta sellest loosist osa. Ja kui nüüd seda Tallinna lennujaama lehte natuke lähemalt vaadata, et vaatadki, et issand nii palju jälgijaid, et tegemist on ikkagi õige asjaga ja vahel võib olla seal ka kommentaarid eesti keeles all, et ma sain selle kohvri, näidatakse selle sisu, ülilahe, aga tegelikult on tegemist kaaperdatud kontoga. Ja kui sa kerid allapoole ja vaatad, mis seal ajaloos enne sellel kontol toimunud on, siis sa näed, et see on hoopis kellegi teise inimese konto olnud. Ehk siis ära usu seda, kui on isegi kõik kommentaarid ja tundub kõik nagu õige. Ja kui sa tunnedki sellise kampaania vastu huvi, kirjuta otse näiteks sinna lennujaama, küsi, kas teil päriselt on selline asi toimumas ja ma arvan, et sa saad üsna kiire vastuse. Aga kuidas see kontode kaaperdamine siis käib? Et ma usun, et olete ka kuulnud, et ühel või teisel on see konto ära võetud. Et Facebookis näiteks Messengeris kirjutab sulle su sõber, kellega sa oled varasemalt ka vestelnud. Kirjutab, et kuule, et ma vahetasin telefoni, mul ei ole su numbrit, et saada uuesti oma number. Ja siis võib-olla järgmine kiri tuleb, et kuule, mul on nüüd probleeme veel sinna Facebooki sisse saamisega, et lasen sulle saata ühe koodi ja ütle mulle see kood. Ja sina pahaaimamatult võib-olla teed ka mingeid muid tegevusi, mõtled, muidugi ma aitan seda sõpra, et mis ei ole ju mingi probleem, on ju. Ja sa saadadki talle selle koodi, mis sinule on tulnud sõnumina. Aga mis seal taga toimub? Tegemist on esiteks kaaperdatud kontoga, juba see sõber, nii-öelda Messengeris ei ole päris sinu sõber. Ja kui sina ütled oma telefoninumbri, siis ta algatab Facebookis juba oma konto parooli muutmise protsessi. Sisestab sinna numbri ja palub, et saatke SMS, et kontol siis oma kasutajatunnust ja parooli muuta. Mitte kasutajatunnust, vaid parooli muuta. Ja siis ta sisestab selle koodi, mis sa oled andnud ja ta saab teie parooli ära muuta ja enam te oma sinna Facebooki kontole näiteks sisse ei saa. Ja sama võib juhtuda teiste sotsiaalmeediakontodega. Ehk siis olge väga tähelepanelikud ja kui sul tekib väiksemgi kahtlus, et miks see sõber nüüd niimoodi küsib või seda küsib, siis ma ei tea, teege talle näiteks kõne. Ja ta ütleb, et oi, kuule, ma ei tea sellest midagi, mul on ammu konto kaaperdatud. Ja et ei tasu kasutada võib-olla teisi sotsiaalmeediakanaleid ka selle puhul, sest võib juhtuda, et ka need on juba üle võetud. Ehk siis vana hea telefonimeetod helista sõbrale. Kindlasti oled sa aga tellinud midagi internetist või sotsiaalmeediaplatvormidest, näiteks Facebook Marketplace või siis jagakeskkonnast või otsinud mingeid kontserdipileteid. Seal on ka väga suur oht saada petta. Üks on see, et seesama inimene müüb erinevatel platvormidel ühte ja sama asja ja ta näiteks ei panegi sulle seda kaupa teele, et sa oled ülekande teinud, aga mingit asjad vastu ei saa. Või sa saad näiteks kauba küll, aga see pole see, mida sa tahtsid või seal on mingi sodi lihtsalt sees. Ehk siis ole väga ettevaatlik nendega ja uuri natuke nende tausta. Vaata, kas teil on näiteks ühiseid sõpru, helista sellele inimesele, küsi, et kuule, kas see on usaldusväärne inimene. Ehk siis ole väga tähelepanelik, kui sa kas ise ostad või siis ise müüd. Et kõige ideaalsem on loomulikult näost näkku, et üks annab raha ja teine siis samal ajal annab selle asja. Ja broneeringud ka, et kui sa broneerid hotelli booking.comis, siis see keskkond iseenesest on nagu turvaline, aga aeg-ajalt sealt ikkagi mingi info lekib. Ja sulle võib tulla näiteks kiri, kui sa oled broneeringu ära teinud,
et palun broneeringu kinnitamiseks, tee veel lisamakse siin või kinnitad, sa ikkagi tuled ja see link viib juba sind petturite lehele, kus sa siis sisestad oma andmed mitte booking.com'ile, vaid kellelegi teisele, mõnele petturile. Mis sellel puhul siis teha, et me ju ikkagi tahame sinna hotelli minna ja aeg-ajalt on vaja midagi täpsustada, et pigem siis otsida välja selle majutuskoha originaalaadress ja kirjutada või helistada sinna, ehk siis mitte vastata sellele lingile ja mitte võtta ka sellest kirjast, mis sul on tulnud see kontakt. Et olge nendega ka siis ettevaatlikud. Ja korraks väike meeldetuletus, et kui sul on nüüd Smart ID või mobiil-ID, et mida see PIN 1 ja PIN 2 tähendab, et soovitan alati mõelda, mida see päriselus ka tähendab. Et PIN 1 on see, et sa kinnitad, et see olen mina. Ja PIN 2 on see, et see on minu allkiri. Et kui sa paned PIN 2, kirjutad paberilehele allkirja, et siin on võimalus mida iganes ette kirjutada, et olen sulle võlgu või midagi sellist. Ehk siis enne, kui sa sisestad, mõtle järele. Või teine näide, kuidas päris eluga võrrelda. Et sa oled kodus, mida ta annab PIN 1? Et võõras koputab uksele, sa ütled, kuule, tule sisse, vaata ringi, uudista. Ja PIN 2 tähendab seda, et nüüd sa võid võtta ükskõik, mida sa tahad siit, raha, väärtesemeid ja sa võid ära jalutada ja ma ei ütle mitte midagi. Ehk siis mõtle alati enne, kui sa neid sisestad. Räägime mõne sõna investeerimispettustest, et kui sulle hüppab ette näiteks ka TikTokis mõni väga soodne investeerimispakkumine ja tihti on nad seotud ka krüptoga. Et miks just krüptoga on see, et inimesed väga hästi ikkagi ei saa aru, mida see tähendab, kuidas seda on võimalik osta ja sa tahad nagu raha teenida. Ja see on tihti väga ahvatlev, et kui sa näed, et kui on võimalus teenida rohkem kui 10% aastas, siis sul peaks kohe minema lamp põlema, et ohoo, kuulge, kus siin on need ohukohad. Ja skeem näeb välja selline, et esialgu öeldakse, et kuule, investeeri ainult 10 eurot või 100 eurot, et sellised väiksemad summad ja see protsess on päris pikk, et võib-olla igapäevaselt isegi räägitakse sinuga, tehakse näiteks WhatsAppis kõnesid, näidatakse, kuidas su rahal on läinud, kuidas see raha on kasvanud ja sul tekibki soov, et issand kui hästi, et küsin veel, ma ei tea, vanematelt näiteks raha juurde või sõbralt, et ma tahaks, saan lõpuks rikkaks ja mõnusat elu elada. Ja võib-olla kuu aja pärast tekib sul soov, et kuule, mul on vaja natukene raha välja sealt võtta ja siis see inimene kaob. Sul ei ole mingit kontakti, sul ei ole ligipääsu sellele kontole ja sa oled väga õnnetu, võib-olla isegi julge vanematele sellest rääkida. Ja mida need petturid veel siis teevad? Siis tuleb sulle kõne, et teate, me saime teada, et te olete nii-öelda ohvriks, kuriteo ohvriks langenud ja me saame sind aidata. Me kogume need kõik nõuded kokku ja siis saame raha kätte. Aga selleks, et me saaksime seda kõike teha, palun kanna, ma ei tea, 10 eurot, 20 eurot sellele kontole. Ehk siis sa satud järgmisse petuskeemi, sellepärast, et sa oled väga kergesti haavatav sellel hetkel. Ehk siis pigem kasuta investeerimiseks ikkagi teada-tuntud platvorme, teada-tuntud kohti siis kust neid osta. Ja ka nende reklaamimiseks tihti kasutatakse väga tuntud nägusid, on see siis meie president või siis väga hea näide siin on Kristo Käärmani tausta kasutades. Ehk siis ole tähelepanelik, need on tihti AI-ga tehtud juba niimoodi, et seal videos ta räägib nii nagu see investeering oleks teile, ehk neid moonutatakse, kasutatakse pilte, kasutatakse moondatud tekste ja ka videosid. Ja kui te olete ka mängukeskkonnas, ma usun, et olete juba ise kogenud, et ka seal varastatakse teie identiteeti, näiteks ka Steam-keskkonnas, kui admin küsib sinult paroole, konto andmeid, et ära seda tee, et seal samamoodi on erinevad petturid või keegi lubab sulle siis mingeid võimsamaid relvi näiteks Fortnite'is või sõber ütleb, kuule, jaga mulle seda koodi nüüd, mis ma sulle telefonile saatsin. Et ära jaga ja ära pane ka oma kaardi andmeid sinna, et ole veendunud, kuhu sa paned ja millega sa ennast sidunud oled, et ei satuks siis petturite ohvriks. Ja üks viis on see, et sa otsid näiteks uut tööd
ja sa võid sattuda siis ise petuskeemi osaliseks. Ehk läbi sinu hakatakse raha pesema või siis mingeid dokumente näiteks viid ühest kohast teise, ilma et sa teaksid, mis nende sisu on ja oledki selline petturite käepikendus. Ja kuidas siis selliseid asju ära tunda? Et kui sa otsid näiteks tööd või mingit lisasissetulekut ja sa näed töökuulutust, kus on öeldud, et kogemusi pole vaja, võib-olla on vaja ainult sellist konto olemasolu ja sellist klassikalist mingit tööintervjuud ei ole ja sul palutakse lihtsalt aeg-ajalt mingeid tehinguid teha või siis jälle nii, nagu ma ütlesin, et dokumente näiteks ühelt inimeselt teisele viia. Ja seda kindlasti teha ei tohi, seal tundub küll, et jube lihtne on seda raha teenida ja summad on tihti väga suured, võib-olla 800 kuni mitu tuhat eurot. Ja kui sa nüüd hakkad neid kandeid tegema, siis sa võib-olla finantseerid terrorismi ja sa võidki jääda, mis siis sellega muutub, on see, et sul suletakse konto, sul võib-olla pole tulevikus võimalik üldse nendes pankades kontosid avada. Teiseks, võib-olla sa pead kogu selle raha, mis sinu kontolt läbi on käinud, tagasi maksma või võid täitsa vangi sattuda. Ehk pigem ära sellist lihtsat raha teenimise võimalust ära kasuta, vaid leia mõni muu viis selleks. Ja neid inimesi, kes siis seda raha vahendavad, neid nimetatakse rahamoolaks. Et võib-olla oled kuulnud juba sellist mõistet ka. Ja kuidas siis hoida ennast nende pettuste eest, et alati enne kui PIN-koodi sisestad, veendu, mis tehingut sa tegemas oled. Et ära pane uisapäisa PIN 1 ega PIN 2. Enne kui sa klõpsad mõnele lingile, veendu, et mis aadress see on, kuhu see viib ja pigem sisesta ise see aadress, mitte ära mine mingilt lingilt. Ära laadi ühtegi kahtlast programmi oma arvutisse, et isegi kui mingi pank või politsei helistab ja ütleb, et palun laadi see programm või jaga oma ekraani, siis ärge seda mitte kunagi tehke. Ja veendu alati, et see e-kiri on tulnud õigelt aadressilt, et sa saad näiteks reply'ga, sa näed ära, et mis aadressile tegelikult see kiri läheb, et nad saavad alguses saata sellise teise nime alt, aga tegelikult originaalaadressi sa näed ka. Ja ole hoolas andmetega, mis sul on näiteks sotsiaalmeedias, et sotsiaalmeedias saavad petturid väga palju infot sinu kohta, näevad, kus sa oled filminud, mis sul kodus on, kes on su õde, kes on su vend, ema, isa, mida sa sõpradega teed. Ja selle baasilt oled sa palju rohkem haavatavam, et nad saavad neid fakte sulle tuua ja sa mõtled, ta teab kõike minu kohta, et järelikult on ikkagi usaldusväärne allikas. Ja mida sa veel saad enda kaitseks teha? Kindlasti vaata üle oma internetipanga limiidid, oma kaardilimiidid, et nad oleks võimalikult väiksed, et sul ei ole vaja igapäevaselt kõrgemaid limiite. Ja ära jaga kellegagi oma pangaandmeid, ka mitte sõbrannaga või mingite sõpradega, kes sul on internetis näiteks tekkinud. Ja alati kasuta kaheastmelist identimist. Mida nüüd teha, kui oled sattunud pettuse ohvriks, et hästi oluline on see, et sa julged seda tunnistada ja räägid sellest kohe vanematele, helistad panka, peatad need tehingud, mida veel on võimalik peatada ja samamoodi teed näiteks screenshotid oma nendest vestlustest WhatsAppis või mingid numbrid. Et see on kõik sinu enda kaitseks ka ja äkki on võimalik ikkagi mingit raha veel tagasi saada. Siis kindlasti muuda kõik oma paroolid erinevates seadmetes, erinevatel veebisaitidel, sest tihti me kasutame ka sarnaseid paroole erinevates kohtades. Ja kui sa oled sattunud pettusohvriks, siis tõenäoliselt tuleb ka mingi järgmine kõne sulle, milles sul palutakse midagi teha või aidatakse sind, et lõpeta kohe need kõned ära vaata neid e-maile, võta lihtsalt aeg maha ja rahune maha. Ja räägi nendest erinevatest skeemidest ka oma lähedastele, et neid kaitsta. Ja kui sa kuuled, et su vanem näiteks on telefonikõnes, mis tundub veider ja ta ütleb, et ei, ma ei tohi praegu katkestada, mul on siin salaoperatsioon,
siis lihtsalt võta vanemalt see telefon käest ära, jookse kaugemale, et võib-olla sa hoiad ära väga suure pettuse, et võib-olla kohe ta on natukene pahane, aga hiljem ta on väga-väga tänulik sulle. Ehk siis turvalisus on meie kõigi kätes, ole tähelepanelik, ära igale poole kliki ja aita ka oma lähedasi ja räägi nendel teemadel oma vanematele ja vanavanematele. Ja üks asi veel, et leppige oma lähedastega kokku üks salasõna, et kui peaks tekkima kahtlus, et kas see on sinu lähedane või ei ole, et siis sa saad seda küsida ja ainult teie teate seda, et nii ka suudate ära hoida pettusi. Suur aitäh teile ja ilusat koolipäeva jätku!